tere tulemast minu järjekordsesse vlogi. Ma ikkagi üritan teha ühe vlogi veel Eestis, enne kui me ära lendame. See tuleb siis põhimõtteliselt 2 nädala jooksul, erinevad klipid, erinevad päevad. Täna on siis pühapäev, ma ikkagi vlogin seda sünnipäeva. Sonja peakski nüüd kohe ärkama või ma lähen äratan ta ülesse, kell on 12 läbi natuke, 1,5 tundi maganud. Peaks hakkama sõitma juba ja võtan vanemad peale ja siis sõidame edasi. Sonja. Tipu. Tipu ärka üles, peame minema hakkama. Kust tossu tuleb? Sonja! Lähme vaatame. No näite, kus sul need kepphobused söövad siin heina. Monsterhained. Lilu. Solvus. Lilu, kus ta on? Joo, ja võttakaa. No, ikka numbrit värkiga, kell on suur vanema. Siuke ja poiss. Mis see teeb? Sünnipäeval käik oli väga edukas, väga meeleolurikas. Sonja ja Lilli mõlemad väga hästi mängisid. Ei võõrastanud isegi mu vanemaid Lilli, kuigi ta on neid 2 korda äkki näinud aasta jooksul, 3. Viisime isa Kehra ära, Sonja samal ajal magas autos. Ja nüüd siis jalutan Tripoli ja Sonjaga. Teeme väikse ringi, veid suurema kui tavaliselt. Ja siis tuppa putru sööma ja siis nagu ikka mängime. Ja juba tuttu. Liivakasti minutid on ka ikkagi kohustuslikud, enne kui koju lähme. Uudistab siin uusi asju. See Tripoli. Tripoli tohi liivakasti tulla. Täna on siuke aeglane hommik olnud. Ma ei tea, kõik on kuidagi viitsi midagi teha. Sonja, sa ei saa seda pluusi ära. Mis teed? Tahad varukat ära saada? Ei saa. Ära võta varukat välja. Siis ei saa ketu peal kõndida ju, kuidas käpuli. Tule emme juurde. Ühesõnaga, ma ei tea, mulle nagu need viimased 2 vlogi siis mul on kuidagi tundunud, et ma nii tahan jäädvustada Sonjat, et need kaadrid võib-olla isegi on pigem nagu minu enda jaoks ja nagu Sonja jaoks, kui ta kasvab suuremaks või kui ta kasvab suureks siis. Et vaadata neid, meenutada, kui väike ja nunnu ta oli ja mis asju ta kõike tegi ja oskas. Või ei osanud siis. Yeah. Et jah, tuleb, jah, muidugi enne kui Sonja sündis, ma mõtlesin, et ei, mina ei hakka üldse teda näitama, et nii-öelda avalikkusele, nagu sotsiaalmeedias selles mõttes. Aga ma ei tea, ta on nii armas. Ja samas on ka see, et muidugi sa teed neid pilte ja videosid ja kõiki asju ja telefoni maht on täis, on ju. Okei, veel ei ole, mul on päris suur see maht. Aga kunagi saab see ikka täis ju ja siis tuleb midagi nagu välja mõelda ja minu see YouTube'i videod on nagu väga hea lahendus sellele. Et ja siin on selliseid hetki ka, mida pildi pealt nagu ei tajuks. No mis sa selle varukaga nüüd jändad, kuule? Ja ise siis pärast nutad, et käsi on kinni. Aga täna
lähen ma tätoveeringut uuendama. Nagu see, mis ma tegin viimati. See näeb väga hea välja. Tal ei olegi vaja võib-olla mingidagi nagu täita. Et noh, tihtipeale on see, et peale paranemist on ju tekivad sellised võib-olla mingid augud, et mis on nagu... Aga mulle tundub, et siin on kõik nagu väga hästi, väga sirge, ei ole mingisugused. Aga ma juba eelmine kord mainisin seal naisele siis, et küsisin, et kas sa teed nagu võõrastööd ka üle. Et mul on üks tätoveering, millega ma pole kunagi käinud teist korda tegemas, aga samas ta on sellises liikuvas kohas ja ta on päris koledaks läinud. Arvestades sellega, et kui ta ei ole nüüd nii kaua ka mulle öelda, et ma ei tea äkki mingi, mis aastast see võib olla, 2012 äkki. Ma ei tea, midagi sellist. Kunagi ma nägin ühte, mis on siis tsitaat või ütlus, et sonjares gratis ehk siis tõlkes tähendab see, et unistamine on tasuta. Aga ma kuidagi mõtlesin, et see unistamine, ma ei tea, pole nagu minu teema või nagu selles mõttes, jah, muidugi kõik inimesed unistavad millestki, on ju. Aga kuidagi see fraas ise ei kõlanud mulle mitte midagi nagu tähenduslikult. Ja siis ma mõtlesin, et ma vahetan selle tegusõna sonjar, amares gratis. Ehk siis armastamine on tasuta. Ja ülekantud tähenduses siis tähendab see minu jaoks seda, et nagu inimesed ja inimsuhted ja loomad ja üldse nagu minu pere ja kõik see on kõige olulisem siin elus. Et need materiaalsed asjad tulevad, lähevad. Joo, aitäh sulle selle eest ja aitäh. Teeme sul muusikat teha. Jah. Lähed tagasi. Palun. Joo. Aitäh, palun. Mängi sellega. Mängi. Ja ühesõnaga, et saite aru sellest pointist. Et selle tätoveeringu ma tahan lasta teha üle. Äkki saab seda nagu natuke nagu selgemaks. Sest et mulle endale tundub, et seal on jah see hästi laiali valgunud juba see. Ja see on ikka teitsa nagu. Ja. Ei, sellega tuleb midagi ette võtta ikka. Päris uudne. No muidugi siit saab aru, nagu mis siin kirjas on, aga ma ei tea. Aga lähme vaatame täna, kuidas siis, mis see tulemus tuleb, pärast lähme õue ja kohe. Ja mul tuleb, tuleb ka peale Sonja esimest tund külla. Tal tegi endale vaba päeva töölt. Aitäh. Ja tuleb natuke Sonjaga, mängib siin, chillib. Ja, lähme õue võib-olla vanemaga. Ja siis, kui ma lähen ära 3:30, siis Sonja läheb magama ja siis istub siin, jälgib Sonjat nii-öelda. Kuni ta siis ärkab. Äkki jõuan koju selleks ajaks tagasi, loodetavasti. Хорошую принес сюда. Не жалко? Сами ходят тут и играют, наверное. Копает. Наверное, копает. Sonja, mis see on? Kui sa oled? Oled ekskavaatorijuht. Кто там? Kell on 15.50, jõudsin Kadriorgu
lähen siis tätoveeringusalongi täiesti koduses outfitis. Pigem tunnen ennast kodutuna, sest mul on juuksed mustad ja tahtsin käia pesus enne. Juba olin valmis minema duši alla ja siis nagu ikka lapsel tuli häda ja pidin sellega tegelema. Nii et ei jõudnud ja veel kirustasin kodust välja. Jõudsin 10 mintsa varem, kuigi ma kirjutasin tätoveerijale, et ma võib-olla jään paar mintsa hiljaks. Just in case. Vot. Aga olgu, ma lähen, vaatame kaua seal aega läheb ja siis lähen tagasi. Loodetavasti saab Sonja tuttu vahepeal. Ühe tätoveeringu asemel ma värskendasin 2. Nimelt ta tegi selle jala peal oleva nii ilusa. Lõpuks on saad midagi ka aru saada, lugeda, mis seal kirjas on. Ja siis ma ütlesin, okei, vaatame mu teised tätoveeringud ka üle. Ja siis see väike, mis mul on siin, selle ma otsustasin ka, et teeme natuke eredamaks ta ja saime ilusamaks. Ma ei ole jõudnud teile veel seda tätoveeringut näidata, milline ta siis peale ületegemist on, sest et jah, kodus oli päris kiire. Oli siin, siis oli vaja Sonjaga tegeleda, siis mees helistas, siis rääkis oma emaga, ühesõnaga mega palju tegemist oli. Aga ma tahtsin teile näidata, et Sonjal on nüüd hambari, mitte enam see näpu kumm, vaid päris hambari ja hambapasta ja ma isegi paar sekundit saan tal pesta hambaid ülevalt ja alt selle hambapastaga, muidu ta väga vist ei laseks mul. Meil on selline hambari, Sonja näita korra. Aitäh! Näe, selline. See on minu meelest väga tore, sest et ta saab seda otsa ka närida ja ei pea muretsema selle üle, et see tal kurku läks kuidagi, et ta terava otsaga on ja nii, Sonja, sinna pistikust ei ole vaja minna, aitäh. Aga hambapasta on meil selline, tellisin äkki Medironi lehelt või 0–+4 siis ja mida, ei vähe muidugi panen seda, aga ära topi sinna, sul on käed märjad. Igatahes, okei, ma pean nüüd magama ta panema, räägin pärast edasi. Nii, Sonja on voodisse pandud ja ma näitan siis natuke nagu tätoveeringut. Nagu nüüd on isegi võimalik siit välja lugeda, mis siin kirjas on. Kui enne oli see minu suht võimatu. Siis teine tätoveering, mille me tegime ka nagu touch-up ja veits, aga seal ei olnud nagu väga midagi vaja teha. See on siis see. Siin ta tegi selle otsa natuke pikemaks ja mingid kohti täitis ka. Vot. Ja puutumata jäi siis mu kõige suurem tätoveering, mis on siin. Et see on tehtud minu 18. sünnipäeval. Ehk siis see on väga-väga vana tätoveering. 4 aasta pärast saab ta 20-aastaseks. Päris julm. Aga jaa, seal all on siis lootuse lill. Ärge küsige, ma ei tea, miks ma selle tegin. Tegelikult see on nagu ilus. Ja ma kunagi guugeldasin ka selle tähendust tätoveeringu maailmas ja niimoodi. Ja ühesõnaga see sobis mulle. Ja siuke chill, rahulik. Mööda selgroogu läheb kaljukits korea keeles. Korea keeles sellepärast, et mul on korea juured ja kaljukits, sest ma olen kaljukits. See on kinnitatud koreallase poolt, et see on kaljukits. Ma mäletan, kui ma guugeldasin kunagi või Google Translate oli siis ka vist olemas mingil viisil. Siis ma leidsin mingi 3 vastet vist, nagu ta andis mulle tõlkis kaljukits, ehk inglise keeles Capricorn 3 varianti oli. Üks oli megapikk, siis oli veel mingi variant ja minu meelest see oli kõige lühem ja siis ma kõik need 3 panin Google Searchi ka ja vaatasin, et milline siis tuleb välja nagu see tähtkuju.
et muidugi nad kõik andsid minu meelest tähtkuju, aga see kuidagi lühem oli, kas ta andis kõige rohkem või siis ma võtsingi ta sellepärast, et ta oli kõige lühem. Aga jah, kui ma kunagi Hispaanias õppisin pool aastat, siis ma sain sõbrannaks ühe korealasega, kes kunagi mõned aastad enne seda, kui ta Hispaaniasse läks, oli vahetusõpilane Eestis. Nagu maailm on nii väike, see on nagu nii ulme ja kui ta minuga siis nagu eestlasega, kes oli nagu terve selle Erasmuse poole aasta peale, oli ainuke eestlane seal, vähemalt nagu ESN-i ehk siis Erasmus, mis see on ESN, Erasmus, ma ei teagi, mis see välja öeldud on, ma ei mäleta enam. Ühesõnaga see organisatsioon on ju, kes nagu nende tudengitega tegeleb ja neile mingid lõbustus ja mingi programme pakub ja mingid, ühesõnaga iga nädal esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede oli mingi pidu või tandem või mingi mänguõhtu, mis iganes, midagi toimus kogu aeg. Ühesõnaga see programm siis nende andmetel ma olin ainuke eestlane, on ju. Ja ma ei leidnud teisi eestlasi ka sealt selle poole aasta jooksul. Nii et igatahes sain sellele kõikides nende tuhandetes üliõpilaste seas, välisüliõpilaste seas, sain siis tuttavaks selle lõunakorealase tüdrukuga ja siis ta ütleski, et Eesti on tema jaoks nagu teine kodu, ta vist õppis siin aasta Tallinna Ülikoolis ja ta ütles, et tema eesmärk või nagu lubadus endale ja unistus on, et ta tuleb enne enda 30. sünnipäeva jälle Eestisse ja see juhtuski, see oli aastal, ma arvan, 2018, kui mina ostsin endale korteri ja ma mäletan, me käisime seal korteris ka vist ja minu meelest meie siis prantslasest sõbranna tuli ka siia, siis me olime 3 siin Eestis. Sõidutasin neid ringi, natuke näitasin väljaspool Tallinna kohti ja ühesõnaga tema siis kinnitas mulle jah, et see, kui ma näitasin talle seda esimest korda, siis ta ütles, et see on ju Kalju Kits korea keeles, ma mingi aitäh, et jah. Aga jah, nüüd ta minu meelest oli must 2 aasta või 2 aastat vanem see korea sõbranna ja nüüd see aasta sündis tal poeg. Nii nunnu. Ja nüüd mul on nagu tiksub peas, et ma tahaks täiega neile külla minna. Et ta on nagu Eestis käinud, kuigi see oli ta enda lubadus, ta ei tulnud see minuti pärast, on ju. Aga nagu ma tahaks ka ikkagi Koreas ära käia, Põhja-Koreasse ma ei saa nagu never minna, on ju. Ilmselgelt, et siis vähemalt Lõuna-Koreas ära käia, et see on ka nagu üks ma ütleks, et mul ei ole mingit bucket listi, aga üks nagu koht, mis on tiksunud mul peas, kus ma tahaks selle jooksul ära reisida ja veel üks koht on Kamtšatka, mis tundub ka nagu veits ulme, eriti nüüd selle Vene asjaga, samas see on nagu nii kaugel, ütleme sellest Venemaast, peamisest Venemaast, on ju, et see on, ütleme, et see polegi põhimõtteliselt nagu Venemaa osa. Aga sinna tahaks ka täiega minna, sest et mu isa sündis seal ja see on nagu vägev loodus on seal. Ja nüüd siis, mis hiljuti on lisandunud, on Bali. Ma ei tea, see on mul ka mingi kinnisidee. See on mul nagu uus kinnisidee, et need Kamtšatka ja Korea on natuke nagu tahaplaanile jäänud, sest need tunduvad, et ma ei jõuagi sinna kunagi, samas kui Bali tundub reaalsem. Aga ma ei tea, vaatame. Praegusel eluetapil ja viimasel ajal me oleme ainult reisinud Šveitsi, Eesti. Jah, muidugi see on ka tore, on ju, saab vähemalt nagu mõneks ajakski Eestist ära, aga samas on nagu juba, nagu ma tahaks mujal ka, ma tahaks uutesse kohtadesse minna. 2 aastat tagasi sai väga palju reisitud, sai käia uutes kohtades, isegi vist äkki mõnes uues riigis või? Ma ei mäleta, ei Saksamaal ma olen varem ka käinud. Venemaal käisin jah, Peterburis. Et ma ei tea, jälle ma siin heietan neid vanu aegu, ühesõnaga aitab. Me oleme hetkes praeguses, tänases päevas ja seda me vlogime, sellest me räägime. Kõik. Teisab 9, vaatan, panen monitori tööle, kas Sonja magab või maga veel. Lähen käin Tripoliga õues ja äkki lõpuks ometi jõuan täna kell enne 12 magama. Sest et ma ei saa õues, on nii valge, ma ei suuda lihtsalt, mu aju ei suuda minna, et läheb mine magama.
ja ma ei tundu nagu väsinud ka, et noh, ongi see, et melatoniini ei tekita, peaks kõik kaardinad kinni tõmbama ja Tripoli juba norskab. Seda salakavalat kevadet. Sonja ärkas väikse nohuga ja ma pidin ta siis jätma ema juurde, et meil plaan oligi tegelikult täna tulla hommikul mu vanemate juurde ja siis, et ta teeb oma esimese tuidu siin ära ja siis lähme sõbrannale külla. Sõbranna kolis uude kohta ehk siis nii-öelda nagu soolaleivale. Ise kutsusime ennast. ja kuna Sonja ärkas nagu nohuga, siis ma teda kaasa ei võta, kuna sõbrannal on ka väike beebi ja ma ei taha nagu nakatada või nagu riskida sellega. Ehk siis panin Sonja magama ema juures sellesse reisivoodisse, mis eelmine vlog läks meil katki. Ja otsime selle ära siis. Ma kirjutasin ühe sõbrannale, et kas sa tahad seda tagasi või siis me võime sult ära osta, on ju. Et tal endal on tegelikult lapsed nii suured juba, et nad seal ilmselgelt ei maga, et see lihtsalt nagu seisis neil ja noh, oligi hea võimalus tal sellest lahti saada, on ju, väikse raha eest ostsime ära siis. Ja nüüd on meil siis olemas Sonjale koht, kus ta saab tuiduda vanemate juures vajadusel, et väga hea. Win-win kõigile. Aga ja, ma siis lähen käin poes ja siis lähen sõbranna juurde, natuke olen seal, viin talle ka kotitäie beebiriideid, mis on Sonjale juba väikseks jäänud. Sorteerib seal ära, et mis ta tahab jätta, mis ei taha ja siis ülejäänud, ma arvan, lähevad kuskile konteinerisse, sest et mul ei ole enam veel väiksemaid beebisid sõbrannadel, kellel oleks vaja riideid. Aga olgu, ma lähen poodi, ostan midagi sõbrannale ja siis ka koju ja näeme juba hiljem. Sonja magas lõpuks 2 tundi, siis kui ma koju tulin, siis ta ärkas. Või noh, võib-olla ta ärkas juba varem, ma ei tea, aga mu ema ei käinud vaatamas ja siis ma tegin ukse lahti ja siis ta tõstis pea ja oli mega unine. Aga tulime õue, hästi suve ilm on tegelikult. Panin jope lihtsalt, ma ei tea, miks ma selle selga panin. Ja tulime siia lasteaeda, kus mul õe tütar käib. Küsisin, kas me võime mängida siin natuke, öeldi, et pigem ei, sest et praegu on lõunatuidu aeg lastel. Äkki keegi kuskilt piilub näeb ja siis mõtleb, miks tema võib mängida ja mina ei või. No aru saada võin jah. Aga lihtsalt ma mõtlesin, et see on lähedal siia koolile, kus mu õe poeg on. Et 20 minuti pärast peaksid tal tunnid lõppema ja siis lähme talle järgi. Lihtsalt mõtlesime, lähme vastu talle. Jälgib täiega, kuidas lapsed mängivad siin. Lapsed mängivad koolihoovis. Kus see on? Mis sa teed? Ühesõnaga meie igapäevane tegevus on see. Sonja käib mul siin, hoiab pükstest kinni ja käib jalga vahel. See juhtub eriti siis, kui ma tulen kööki ja mul on süüa vaja teha. Praegu ma teen tortillasid. Hakkame tegema süüa. Emme teeb endale süüa. Tuleb ka läbi, sest et Sonjal on see nohu ikka päris koledaks läinud, et tatti nagu tilgub. Ma palusin ämmal siis osta meile seda soolalahust, ampulle, sest need on mul otsas, et saaks seda nina loputamist teha Sonjale. Ja siis neid Rinomeri otsikuid ka igaks juhuks, sest et üks pakk ma tahan võtta Šveitsi kaasa ja siis kodus meil siis ei ole, sest seal pakis on ainult 10 tükki ja tegelikult ma küll vahel puhastan neid, võtan selle švammi ära ja pesen selle otsiku ära, et saab veel kasutada, kui see švamm ei ole iseenesest läbi vettinud veel on ju sellest tatist.
aga praeguse olukorraga need saavad ikka põhimõtteliselt esimese või no ühe kasutuskorraga saavad siis tuleb ära visata. Сонечка, тут животные бегают, еще сбить можно, не дай бог. Только лисы или еще крупные есть? Не, ну крупные и косули тоже. Да. Косули тоже могут быть. Ну и лягушек много. Папа-то? Eile oli päris kole öö. No, mitte just kõige hullem, aga ikkagi nagu harjumatu, et Sonja magab ju muidu öö läbi. Aga nüüd siis pidin mitu korda ärkama koos temaga. Ja seda on tunda mul täna hommikul ka, mul pea veits valutab. Ma ei tea, kas see on võib-olla sellest ilmast või siis on sellest, et ma olen nagu suht magamata. Aga hommikul tuli mulle sõnum, 2 sõnumit järjest, et mul on TPD-s pakiautomaadis mingid pakid. Ühte ma tean, mis on, ma tellisin Jagast. Aga teine pakk, ma vaatasin, et seal on kirjas Eveli ja Sonja. Et sellest ma vist tean ka siis, kellelt see on. Aga teeme need pakid lahti. Tellisin Jagast omale Superdry dressipüksid. Mul on sellised, see on Slim Fit S-suurus. Mul on sellised XS. Nii et ma nüüd ei tea, proovime, kas need on mulle okei või nad on suured. Aga need on lihtsalt nii ära kulunud juba. Siin on põlvest. Et põlved on lihtsalt nagu nii heledad ja nii välja veninud. No siin on isegi need põlved. Et ja, ma arvan, nende aeg on läbi. Kuigi nad on ikkagi väga head jalas ja nii mugavad. Aga ma proovin neid kohe siia shortside peale. Mega hea ost. Nad on muidugi teistsugune, see sinine värv, aga mulle ikkagi meeldib. Ja nad on ülevalt on tunda, et nad on nagu natuke rohkem ruumi, aga nad ei ole suured ikkagi. Nii et mega hea. Keegi müüs oma neid pükse, ütles, et tal jäid ikkagi pikaks, et ta on 1,60 m. Mina olen 1,68 m. 15 €. Mega hea. Muidu maksavad Superdry püksid. No viimati, kui ma ostsin, kas ma ostsin 60 € või? Ma arvan, nüüd nad on ikka palju kallimad. Ja mul on ühed veel, mul on Šveitsis. Aga peale seda, kui ma ostsin need ära, siis ma vaatasin, et see jalalõige kuidagi sisemine keerab ette. Et veid siuke nagu praak või midagi, ma ei tea. Igatahes ma jätsin need Šveitsi, et seal kodus kanda. Aga nüüd on isegi kahju neid ära visata tegelikult. Aga ma arvan, et ma pean ära viskama. No tõesti, nad nii ära kulunud igalt poolt. Igatahes, võtame teise paki. See on Sonjale sünnipäevaks ilmselgelt. Ja ma pakun, et see on mu venna naiselt, sest et kui me olime nüüd neil sünnipäeval, pühapäeval nende juures, siis tuli jutuks seal Sonja sünnipäev ja siis ma ütlesin, et me lendame ära. Ja siis ta ütles, et kas me saadame siis kingituse sinna või? Ma ütlesin, ei, et ärge sinna küll nüüd saatke, on ju. Et üldse pole kingitust tegelikult vaja. Aga vist ikkagi tahtis väga meile teha kingitus, see oli juba olemas, ma arvan. Et ma tean, et on aega sünnipäevani, aga ma ikkagi piilun, mis siin sees on. Siin on suisa mitu asja. Ümbrikukene.
siis siin on see selline snäkk. Siin on snäkk mulle. Siis on mustika, see šokolaad siuke mõnus. Ja siis on näpunukud. 2 näpunukku. Üks mõmmi, üks rebane. Ja siin on nii armsalt sees oli kirjas. Kõik asjad on väiksed ja mahuvad lennureisile kaasa. Nii. Piikame siis siia ümbrikusse ka. Väga vahva. Väga ilus kaart. Tõesti ilus kaart. Väga äge. Vot selline. Ja noh, tõesti. Nüüd ma saan enda näpunukud koju jätta. Võtangi need kaasa. Tõesti, need näksid ja kõik asjad kuluvad väga ära. Väga praktiline kingitus. Ja põhimõtteliselt selles mõttes, et üle poole sellest saab kohe otsa lennureisil. Sellised kingitused on head. Vot. Aga jah, Sonja magab. Ja me täna oleme kodus, et tõesti mul nii kahju sellest laps. Tal on nagu rõõmus tegelikult, et siin patsetas ringi hommikul ja kõik, et aga jah, lihtsalt seda tatti nagu tuleb nii hirmsalt palju. Ja hommikul muide oli Sonjal uus nii-öelda kasutatud kombe seljas. Ma ostsin talle selle suuruses 80, 86 Name It softshell kombe. Ostsin selle Jagast, äkki mingi 2 kuud tagasi. Aga siis ma vaatasin, et see oli liiga suur talle, et ootame sügiseni. Aga täna mõtlesin, et proovin talle, et upub siis sind, pole hullu. Ja tegelikult tõesti see ei olnudki nagu nii suur talle. Et siuke mõnus lõdva, siuke lohvakas. Et jah, ma arvasin, et me nagu nüüd seda suvel ega kevadel ei pane selga, aga ma arvan, et ta tuleb meiega ikkagi Šveitsi kaasa. See kombe, sest et Šveitsis seal hommikuti võib päris jahe olla tegelikult. Üldse seal mägedes. Vot. Aga jah, tänaseks kõik. Aitäh, et minuga pakke avasite. Ja näeb juba mõni päev, kui Sonja tervis on parem. Täna on 1. juuni ja nagu mu häälest on kuulda, siis ma olen nohune. Mul oli ka siin 2 päeva palavik. Täna on vist nagu juba okei. Ma loodan, et nagu see palavik ei tõuse. Sest eile õhtul oli juba siuke enam-vähem. Sonja oli nohus, oligi 2 päeva sellist nagu tilkus ja kõik, et nina oli kinni ja kõike sellist. Aga nüüd, mis ta oli siis kolmapäevast reedeni oli haige põhimõtteliselt ja siis täna on pühapäev. Et on olnud selline, et ma olen 2-3 korda päevas tal nagu nina puhastanud. Et hommikul siis päeval mingi aeg ja õhtul enne magama minekut. Et sealt midagi nagu tuleb, aga ta jah, nagu tunneb ennast väga hästi ja peaasi, et nina ei ole kinni ja tatti ei voola samas. Vot. Aga jah, mina sain kuidagi vägevama paketi temalt siis, et sellega ta avastas mu peale kogu aeg. Et see algas nohuga, siis tuli palavik, või tegelikult algas kurguvaluga, ma hommikul ärkasin kurguvaluga. No, mis sul on seal, banaan kukkus sülle või? Aga täna on lastekaitsepäev ja kuigi nagu ma algselt arvasin, et me ei lähe kuhugi, kuna see ei ole just nagu kõige toredam. Samas nagu tahaks seda ikkagi midagi sel päeval teha, kuigi vahelt pole kõik nagu iga päev võiks midagi teha ja tahaks, et mis see lastekaitsepäev nüüd nii palju erilisem on. Selles mõttes on erilisem, et toimuvad üritused lastele, mis on üldiselt nagu tasuta. Aga ma ei tea.
jah, ei tea, vaatame, kus lähme või kas lähme üldse. Et täna kuidagi mingi veidral kombel ärkasin 6:30 niimoodi juhuslikult on ju korraks. Ja iga kord, kui ma ärkan, ma vaatan ka nagu monitori ja vaatasin, et Sonja istub oma voodis. Mõtlesin, mis asja, kell on 6:30, mida sa teed? Ta oli luti kaotanud. See oli põrandal. Et kui tal enne oli see voodi pehmendus voodis, siis nüüd ma võtsin selle ära. Et ma tahtsin vaadata, et kuidas ta nagu magab selleta, et magab väga hästi. Kui selle voodi pehmendusega ta alati ronis kuskile nurka, et ta pea oli kuskil nurgas pidi alati olema, et nagu magada. Siis nüüd selle voodi pehmendus, et mis ta on mingi 4-5 korda maganud ilma selleta. Ja ta magab keset voodit ja ühe korra siis oli niimoodi, et ta pea oli ikkagi kuskil nurgas. Aga ühesõnaga selle voodi pehmenduse võtsin ära ja siis lutt kukkus võrevade vahelt põrandale. Mis on jällegi nagu halb, on ju, et oleks see voodis, ta oleks saanud selle endale tagasi suupista ja oleks maganud edasi. Aga nüüd siis pidin talle minema selle luti andma ja ma ei tea, mingi tunni aja pärast vist alles jäi magama ja siis ta magas ka kuskil pool tundi, isegi vähem. Ja nüüd sööme hommikust. Mis sa annad mulle? Vaarikat või? Täna menüüs on... seda Tripolile. Aga Tripoli ka ei taha seda. Aga sõi ära ikka. Tubli poiss söö vitamiine. Täna menüüs on ühesõnaga kodujuust, banaan, seal on pirn, vaarikas. Sest ma lihtsalt ei viitsinud täna muna praadida ja tegelikult on nagu nii tihti seda muna saanud ka, et vahelduseks midagi muud. Ja ise sõin ka müslit ja siin hakkan sööma rabarberi kooki. Vist on rabarberi, mis mu lämma tegi ja eile tõi. Et eile, kuna mul oli see seis oli siuke nagu ta oli, siis reede õhtul, kui ma tundsin, et mul on see nii-öelda tipphetk selle palavikuga, et selle palaviku kõrgpunkt hakkab tekkima. Kirjutasin ämmale, et kas ta saad laupäeval tulla Tripoliga jalutama päeval ja nagu hommikul, et ma nagu saaks hakkama, aga ma ei taha selles mõttes, et ma oleks tahtnud esiteks magada nii kaua, kui Sonja laseb mul magada, et ma ei pea varem ärkama, et Tripoliga minna õue ja kiirustama siin. Pluss jah, nagu parem on ollegi kodus, kui tuiata siin õue ja kodu vahet. Ja siis hommikul ämm tuli ja ütles, et ma ütlesin, et äkki võtate nagu Tripoli terveks päevaks endale, sellepärast, et neil on oma maja ja aed ja kõik ja nagu ilm oli hea, et Tripoli sai eile nagu olla terve päev väljas. Minu eks nad võtsid ta tuppa ka vahepeal, aga sai nagu õues hästi palju olla. Ja siis pärast ma sain tal puuke küljest kookida. Et vahepeal oli ämm ka vaadanud, aga viimane sats nad siis jalutasid metsas ja sealt oli õnneks karva küljes ainult, et ei olnud veel kinnitunud nahka, et peale igat jalutust me ikkagi vaatame tal puuke. Ja kuna tal on valge karv, siis on suht kerge nagu kohe sealt karva küljest nagu leida mingid neid musti täpikesi. Vot. Aga igatahes, ma arvan, et praegu me siin naudime veel hommikut ja hiljem siis vaatame, kus me lähme ja mis me teeme. Ja kas me lähme üldse kuskile. Sonja jäi magama, käisin ruttu pesus ära ja mul on enamus asjad pakitud juba. Ma pakin nagu nii varakult, sest et ma olen mingi selline inimene, kes ei suuda nagu oodata. Ma tahan teada, et kui palju asju mul lõpuks seal kohvris on, et kus mul mahub kõik ära ja mis ma siis veel ekstra saan kaasa võtta, mis nagu ei ole nagu nii, ütleme, ei põle, aga kui mahub, siis võtan kaasa.
ja kuna mul on suht sahtlid tühjad, siis mõtlesin, väga hea aeg on praegu siis need ära puhastada tolmust ja kõigest, et noh, ikkagi sinna sahtlitesse mingit tolmu ikkagi ju kas või riietega nagu koguneb. Nii et hakkan siis sahtlit puhastama enda garderoobis. Head lastekaitsepäeva. Aitäh! Palun! Kes see sööb seal küpsist? Lämme. Kohe saad vett juua. Ära kohe. Ei pole seos kujuda enam või? Vandusin endale, et ma ei tule lastekaitsepäeval loomaaeda, aga kuna Sonja oli maganud ainult 14 minutit koju jõudes, siis ma mõtlesin, okei, ma viskan Tripoli koju ja sõidame edasi ja tuleme loomaaeda. Ja täitsa tore. Ma arvan, et see järjekord oli pigem hommikul, lõuna ajal. Me tulime 4:30 ja üldse polnud mitte mingit järjekorda. Parkimine muidugi hullumaja, aga selle ma leidsin ka õnneks suht kohe. Nii et win-win. Ausalt, et see loomaajas käik oli suht mõttetu. Selles mõttes, et ma ei tea, kas need loomad olidki nagu nii väsinud sellest ilgest rahvamassist, aga jah, loomi me väga ei näinud. Jääkarud olid kuskil nurgas, magasid, okei, me nägime neid, aga noh, oleks võinud näha nagu neid seal ujuvad on ju, siis mis siis veel oli, siis noh, tiigreid, neid asju nagu, ma ei tea, kes seal on, ühesõnaga need kastlased on ju, nende peale ma kunagi ei panusta, et me peaks neid nägema. Ilvest nägin nagu mina, aga noh, Sonja poleks elu seest osanud vaadata sealt läbi nende põõsaste puude, mis igane. Ja noh, ainuke, mis me nägime, siis oli nagu magav ninasarvik ja jõehobu ja tipphetk oli lõpus siis see, et nägime elevante, 2 elevanti toodi siis nagu õuest tuppa ja nägime nüüd selles mõttes väga lähedalt, sest me olime seal hoones sees, see paksu nahaliste hoone või mis see on. Muide, 1. juuni, kes mind on varasemalt vaadanud, siis täna oli ju see liikumispidu ja me alguses läksime nendele rahvatantsu mingi üritust või noh, mitte üritustele, aga trenni või nii on ju, et aga ma suht kiirelt loobusin sellest, sellepärast, et alguses mul ei olnud nagu palju infot selle kohta, mõtlesin, oh, üliäge, nii vahva tegevus on ju ja nagu ettevõtmine, et lapsega teha, et miks mitte, aga siis, kui nagu
2 trenni vist oli olnud, siis hakkas seda infot tulema peale vaata, et mingi ettetantsimisi on nagu nii ja nii palju ja põhimõtteliselt hästi nagu tihe graafik kuidagi ja siis ma tundsin, et ma ei tea, ma nagu ei taha seda survet või sellist ja see täna oli ka kell 7 õhtul minu meelest see üritus. Et noh, oleks tegelikult hakkama saanud, on ju. Et nagu ajaliselt, et Sonja ei maga ega midagi sellist, aga samas nagu see, noh, tänaseks on mul nagu palju parem, on ju, noh, häälest on ikka kuulda, et ma olen veits siuke nohune, aga ma ei oleks tahtnud seal olla, et nagu selline mulje jäi sellest, et sa põhimõtteliselt hommikust õhtuni oled sa hõivatud sellega nagu tänasel päeval just, sellepärast, et hommikul on mingi tantsimine nagu peaproov, siis on veel mingi proov ja siis õhtul on nagu see, et sa ei saa nagu minna siia ega sinna, aga vaata täna. Hommikul olime kodus, on ju, magasime une ära, saime käia Kehras, seal olla 2 tundi, 2,5 midagi sellist, siis sõita loomaaeda, seal olla 2 tundi. Imeline päev minu meelest, et ja selles mõttes mul on hea meel, et ma nagu ei läinud ikkagi selle tantsuasjaga kaasa. Ja noh, selles mõttes ma ei ole mingi hull selline, noh, nagu rahvatantsu mingi entusiast ega rahvatantsija. Et selle võrra ma arvan, et mul ei ole nagu, noh, niivõrd kahju sellest ka, et ma ei teinud seda oma lapsega läbi. Ja noh, neid üritusi tuleb ju veel tegelikult. Et kui ma tahan, siis ma võin ju uurida, et kui Sonja on suurem ja noh, aga samas kui see on 1. juuni, siis ma pigem vist ei taha, et olla lastekaitsepäeval oma lapsega kuskil hõivatud, et ma ei tea, see on nagu minu tunne, kuidas, et mina ei tahaks vist. Olgu, aga aitab tänaseks ja näeme homme. Kell on 7:30 hommikul ja mida ma teen? Ma lähen viin pakiautomaati. Sest et kell 6:48 tegi üks ema mu Nosipoole pakkumise. Panin selle eile müüki, sest et ma ei tea, mul kuidagi see rinamäär sobib rohkem, mulle meeldib sellega rohkem, sellega saab paremini rohkem kätte kui Nosipooga. Ja panin müüki ühesõnaga selle. Ja siis jah, täna hommikul siis ilmselt üks nohuse lapsega ema tegi mu tostis ära sellepärast, et ta kirjutas, et kas saaks võimalikult kiiresti selle posti panna. Ja ma siis lähen panen selle ruttu posti ära. Eile käis Tripoli groomingus ja siis pärast me olime mu vanemate juures põhimõtteliselt terve päev. Hommikul läksime ja tulime koju mingi 7, kell 7 õhtul. Ja seal midagi ei vloginud. Põhimõtteliselt tegin süüa, koristasin ja siis olin perega. Aga täna oleme kodused või me lähme korraks ämma juurde, ma tahan auto ära puhastada tolmuimejaga seal, aga muid rohkem plaane nagu pole. Peale auto tolmu imetamise ma siis Sonja une ajal olesklesin niisama ja siis mingi hetk mõtlesin, et võiks need vannitoa kraanikausi toru puhtaks teha. Et vaatama, mis seisus see on. Ma tean, mul mees ükskord puhastas. See oli aasta tagasi. Ja siis ma olingi rase veel. Jah, aprillikuus minu meelest oli see. Ja see on päris rõve vaatepilt. Ja uskuge mind, ma ei ole ainuke, kellel on sellised torud. Aga jalutan Tripoliga, Sonja on praegu ämmaga, mängivad seal ja siis lähme koju. Oleme Tripoliga tulnud loomade varjupaika. Ei, ma ei anna teda ära ja ei, ma ei võta ka uut koera. Me käime siin vaktsineerimas. Sellepärast, et vähemalt viimati, kui me käisime, siis siin ei ole seda visiiditasu. Teistes kohtades, kindlasti need hinnad on jälle tõusnud, aga 7 aasta jooksul me ei ole kuskil mujal temaga vaktsineerimas käinud, kui ainult siin loomade varjupaigas, siin kliinikus. Jah, see töötajad on siuksed enamasti mingid lätlased ja
siuh-säuh ruttu, et nagu ütleme, veterinaari poolt klienditeenindus kui sellist nagu on suht nagu 0 või isegi nagu miinuses, aga nagu saab tehtud ja vahet pole, see koerale on see nii või naa ebameeldiv, et vahet pole, kus ma seda teen. Ja kastreerimas käis ta ka siin ja noh, see tehti nagu väga hästi ja paranemine kõik oli nagu super tal selles mõttes. Vot, aga me lähme käime ära siis, teeme sutsaka. Ta kindlasti oli üldse õnnelik. Ja siis lähme ema juurde, oleme seal veel Sonja teise unega. Praegu ta vist, ma ei tea, kas ärkas või magab veel ema juures. Ja õhtul on mul vaja siis kodus ümber istutada üks lilvel. Sain mulda eile ämma käest, et ma ei hakanud ostma, mul on nagu hästi vähe seda mulda tõesti vaja. Ja ma eile ka tegin WC-s selle kraanitoru puhtaks, et meil on WC vannituba eraldi ja mõlemas on siis kraanikauss. Et see ei olnudki nagu nii must, aga noh, ikkagi oli. Ja ma ei tea, kas ma võtan ette köögikraani või mitte. Seal on ikka päris palju tegemist, et jah, esiteks see prügikasti süsteem sealt eest ära saada ja pärast nende torudega jõblada. Ma ei tea, ma ei ole kindel, et ma tahan seda ettevõtmist teha, võib-olla jätan selle isale, palun tal teha mingi aeg, kui me ära oleme. Ja hommikul siis pesin pesu ära veel viimase portsu. Need praegu kuivavad rõdul, et kui me õhtul oleme kodus, siis loodetavasti on need kuivanud ja ma saan nagu lõplikult finali oma koti ja need kohvrid ära pakkida, kõik viimased riided panna. Käisin pesus ka juba täna ära, et noh, juuksed, et ma ei hakka enam nendega sirgendama ega midagi tegema. Ja noh, ma arvan, et need hügieenitarbed ja sellised, et meiki ma ka nagu nii enne reisi me hakkad tegema mingi kell 4:30 hommikul. Et kõik need asjad võib ära panna. Ja tegelikult ma vaatasin, ma võtan ainult selle concealeri kaasa. Ma ei võta mitte midagi muud, sest et ma tean, et ma ei hakka mingit BB-kreemi, ma isegi praegu ei pane seda. Et täiesti mõttetu nagu mingid meigi asju kaasa võtta, ma ei tea, mingid põsepunad ja midagi need mingid pintslid, et nagu lihtsalt nad seisavad seal sellepärast, et õhtuti me ei saa nagu nii kuskile välja minna sööma ega midagi. Ja no päeval, mis ma seal päeval lihtsalt mingi higistan ja olen päikese käes nagu nii õues ja isegi kui me lähme kuskile, siis päikesest on kena jume peal, ma ei pea mingit meiki panema. Olgu, aga me lähme, ma ei tea, mis see kell juba on. Lähme teeme selle sutsu ära Tripoli ja siis oled valmis. Tripoli on vist vanusega rahulikumaks läinud, sest et pistis pea lihtsalt mulle põue põhimõtteliselt ja mitte piuksugi, mitte ühtegi urinat ei tulnud. Süst tehti väga kiiresti ära. Täna on viimane teguderohke päev enne reisi. Sonja saab täna punetiste, leetrite ja mumpsi vaktsiini. Pümmen omadega nii läbi. Tassisin just 2 suurt kohvrit alla. Viisin prügi välja. Tühjendasin selle, mis ta on selle tolmuimeja ära. Vannitoa ja WC põranda lasin ka veel tolmuimejal ära puhastada, nii et põrandad on puhtad. Kraanikausid, selle segistit tegin ka puhtaks, peeglid, kõik sellised pinnad. Okei, nüüd võib nagu kodust ära minna pikemaks ajaks. Aga ma siis lähen viin lennujaama need kohvrid ära. Kui varasemalt ma olen nagu helistanud sinna ja küsinud, et kas ma saan nagu varem ära tuua, et nagu lauas ära anda, check-in'i teha ja kõik see päev varem, siis eile ma mõtlesin, kuna mul vankrit ma ei pea ära andma seekord. Ma võtan selle kaasa, kuna see on kokku klapitav ühes tükis, siis ma võin ta pardale võtta ja ühesõnaga siis ma helistasin, küsin, et kui palju varem võib seal baggage drop-off'is ehk siis iseteeninduses ära anda pagasi ja mul öeldud 24 tundi varem. Et kui te lendate mingi charteriga või midagi või noh, puhkusereis, igaks juhuks nagu uurige üle, see ei pruugi nagu kehtida nende puhul. Et mul küsiti ka, et millega te lendate. Alguses ütles 24 tundi, siis küsis, millega te lendate? Ma ütlesin suista mingi, okei, no siis jah, 24 tundi varem.
ühesõnaga, ma lähen viin need kohvrid ära ja siis homme selle võrra saame hiljem minna. Et nagu veel hiljem, sest et security on meil nii-öelda eelisena. Turvaväravast saame läbi. Kohe siis jah, ei pea nagu selles pikas järjekorras seisma, kui seal on üldse järjekorda. Ja appi, saaks midagi juua, aga ma ei võtnud midagi kaasa. Lähme siis lennujaama nüüd praegu. Kindlik ma olen jälle autos. Ja täna ma olen ülihalb vlogi olnud, ma pole põhjus mitte midagi näidanud, mis ma olen teinud, küll aga ma olen rääkinud. Ja nüüd ma räägin jälle. Mis viimati oli, siis ma käisin lennujaamas ära, ma käisin poes, ostsin sõbranna pojale kingituse Šveitsis. Ja mis siis veel? Aga ma rohkem vist pärast ei teinudki midagi. Sõitsime minu juurde isa ja Sonjaga ja Tripoli ka. Pakkisin siis seljakoti asjad valmis, mis ma võtan kaasa, mis mul on vaja lennureisiks. Ja praegu tõin ühe paki ära, mis mul telliti, mingi tasuta asi jälle läks teele. Ning pesin auto ära. Ja nüüd ma sõidan koju. Ja umbes poole tunni pärast läheb Sonja magama. Eks ma ise üritan ka varsti magama minna, kuigi vaevalt, et see mul väga välja tuleb. Aga hommikul siis 4:30 on äratus ja hiljemalt 5:15 peaks olema lennujaamas. Ja kell 6 läheb lend. Vot, aga aitäh neile, kes on lõpuni vaadanud selle megapika vlogi. Ma olen seda kärpinud mitu korda, sest et ma ikkagi tahtnud üle tunni aja teha. Loodan, et see lõpuks ei ole ikkagi kas või tund aega, et äkki mingi 57 minutit või midagi siukest. Ja kui teil on mingid asju või mingid soove nagu mingi Šveitsi osas, et mida te tahaksite näha, et ma ei tea, võib-olla mõni on kuskil Instas või TikTokis näinud, teate neid reelse, mis tulevad ette, et mingid kohad Šveitsis ja tahaks seda, et ma käiks seal või mis iganes ja nagu räägiks sellest ja vlogiks üldse, siis andke teada. Ma ei garanteeri, sest et Šveits on suht väike koht ikkagi, aga need vahemaad on päris pikad, kuna just nende mägiste teeolude tõttu siis. Ma loodan, ma saan ikkagi mõned vabad päevad, niimoodi, et mees jääb Sonjaga ja näiteks ma tahaks ise täiega minna mägedesse jalutama. Jah, šveitslased kutsuvad seda jalutamiseks, mitte matkamiseks, kuigi tegelikult on see ikka päris korralik rühkimine üles-alla mitmeid tunde. Olgu, aga ma lõpetan selle megapika vlogi 2-nädalase peaaegu. Suur aitäh, et olete lõusia lõppu jõudnud ja näeme juba Šveitsis. Tšau!